millega tegeleb Ukraina režiim. Piraadid vähemalt röövivad ja võtavad endale. Aga siin ei endale ega teistele, lihtsalt tekitatakse kahju, hirmutatakse, see on puhas terrorism. Kui Sergei Lavrov ise on nii raevus ja hüsteerias, siis tähendab, et ukrainlased teevad kõike õigesti. Vene välisministeeriumi juht teatas kogu maailmale, et Ukraina rünnakud laevadele Aasovi ja Mustal merel on, tsiteerin, puhas terrorism ja et see on hullem kui piraatlus. Aga kas teate, mida see tegelikult tähendab? See tähendab, et Ukraina meredroonid löövad nii valusalt ja täpselt, et Kremlil pole enam millegagi vastata. Välja arvatud selline hüsteeria pärast. Ja täna on uus verstapost. Pärast Vene laevastiku purustamist Aasovi merel on Ukraina droonid liikunud Mustale merele. Ühe operatsiooni jooksul -20 tankerit juba Mustal merel ja see on alles algus. Muide, Türgi tankerid, keda ilmselgelt oli hoiatatud, lahkusid vaikselt ja kogunesid neutraalvetesse. Selles saates, millise hüsteeria korraldas Sergei Lavrov ja kuidas talle vastas Ukraina mehitamata süsteemide meeskond? Miks need ei ole üksikud õnnestunud löögid, vaid läbimõeldud merestrateegia, mida Ukraina näitas kogu oma hiilguses? Mis on see uus meredroon Barracuda, mida Ukraina merevägi esmakordselt näitas? Ja kuidas sobitub sellesse kõigesse Euroopa oma droonidiilide ehk droonitehingutega? Minu nimi on Aleksei Petši, arutame kõiki neid teemasid koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Liigume 300 000 tellija poole ja olen tänulik just teie tellimuse eest. Subtiiri. Alustame siis Sergei Lavrovi tsitaadiga, mis andis sellele saatele nime. Sergei Lavrov, kommenteerides Ukraina jahti Vene laevastikule Aasovi ja Mustal merel, ütles järgmist. Teate, see pole enam isegi piraatlus, millega Ukraina režiim tegeleb. Piraadid vähemalt röövivad ja võtavad endale. Aga siin ei saa keegi midagi, ei endale ega teistele. Lihtsalt kahju tekitamine, hirmutamine, puhas terrorism, mis avaldub mitte ainult Aasovi merel, vaid ka Mustal merel muide ja Aafrika mandril. Igal pool, kus ukrainlased näevad võimalust. Kahju tekitada seni, kuni nad ei arvesta Venemaa Föderatsiooniga. Nad teevad koostööd ükskõik kellega. Ja Aafrika äärmuslastega, kes püüavad kukutada rahva seaduslikke režiime Aafrikas ning ka kõigi teiste ühiskonna heidikutega. Esiteks räägime tsiviilisikutest, ärme valeta. Jutt käib varilaevastiku tankerite kohta, mis veavad sanktsioonide all olevat naftat ja kütust sõjaks Ukraina vastu. Need ei ole kaluripaadid, need on Vene armee rahakott ja kütusepaak. Ja teiseks sellele vastas geniaalselt mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Brody, seesama legendaarne Matchar. Teate, ta ei hakanud end õigustama, ta lihtsalt esitas kuiva kokkuvõtte, millest Lavrovil arvan jäi silm tõmblema. Järgneb Madari tsitaat. 116 Venemaa varilaevastiku alust Aasovi meres. See on esimene merelahingu voor ja see on lõppenud. Nüüd Must meri. 20.0 tänaseks me jahtisime 17 naftatankerit, 2 gaasivedajat ja 1 puksiiri. Nendele piraadisüüdistustele vastasid ukrainlased uue purustusega. Ja see oli parim vastus, nõustuge. Ja siin on numbrid, mis tasub meelde jätta, sest see ongi asja tuum. Mereoperatsiooni üldseis. 6-15. juulini ulatus 136 laevani. 136 laeva peaaegu 10 päevaga ja Venemaa ei suuda sellega mitte midagi teha. Ainult teate, Sergei Lavrov võib niimoodi haledalt nuuksuda ja öelda, et see on hullem kui piraatlus. Mida te, ukrainlased, teete? Ründate meie laevu ja teete meile haiget. Aga mida te siis ootasite? Sõda on tagasi kodusadamas. Nii et 116 laeva Aasovi merel said pihta. Ja Brody nimetas seda esimeseks raundiks, mis on juba lõppenud. Nüüd on alanud teine raund Mustal merel. Ja seal sai ühe päevaga kohe 20 laeva pihta. Nagu me juba arutasime, on see strateegia. Pange tähele Madjari sõnu. Ta räägib mõistetega raund ja etapp.
Alguses puhastati metoodiliselt. Võeti Aasovi meri, siis viidi löögid üle Mustale merele. Ja nagu te aru saate, käib see sõda ikkagi plaani järgi. See ei ole mingid kaootilised rünnakud ega lihtsalt õnnestunud löögid. Ei, see on selge süsteem. Ja siin on kinnitus sellele, et see on just süsteem, see näeb välja nii. Pärast Aasovi merd võtsid Ukraina droonid sihikule ka Krimmi rannikuvette ja Ukraina mandriosa lõunaosa akvatooriumi. Ukraina eriüksuslased tabasid eelmisel päeval droonidega, nagu nad seda nimetasid, Krimmi energiataristut, energiaobjekte ja õhutõrjesüsteeme. Pärast seda löödi logistika pihta. Ja nüüd selgitas Ukraina kaitseminister Mihhail Fjodorov kogu loogika ühe lausega. Krimmi isoleeritakse droonidega. Ehk siis eesmärk on poolsaare varustamine kõigi kanalite kaudu korraga ära lõigata. Kütus, elekter, logistika, võib-olla isegi toiduained. Mulle meeldis ka see, kuidas eelmisel päeval Madjar vastas väga selgelt ja ütles, kuulge, kas te olete märganud, et me ei löö Krimmi silla pihta? Teate miks? Selleks, et kogu see Vene saast saaks sealt minema joosta. Neile rottidele, neile metsikutele olenditele tuleb jätta väike koridor. Las nad jooksevad. Las nad seni kuni võimalik jooksevad üle selle silla. Kõik varustus lõigatakse ära, jääb ainult üks väljapääs. Seda väljapääsu praegu keegi ei puutu. Veel kord, selleks, et pesemata metsikud venelased saaksid oma pesemata kodumaale tagasi minna. Ja nüüd räägime eraldi selle sõjaetapi vahendist, sest Ukraina merevägi näitas esimest korda midagi huvitavat. Jutt käib meredroonist nimega Barracuda. Ja see ei ole lihtsalt kamikaatse kaater, mis rammib ja plahvatab. Ei, see on juba midagi palju vingemat. Nagu selgus, on see multifunktsionaalne platvorm väga keerukateks mitmetasandilisteks operatsioonideks. Strike! Vaadake, kuidas see töötab. Avaldatud videos on terve erioperatsioon mitmes etapis. Kõigepealt hiilib kamikaatse drooni Barracuda märkamatult maha jäetud laeva juurde, mida okupandid kasutasid vaatluspunktina ja hävitab selle. Seejärel astub lahingusse mehitamata paat juhitamatute rakettidega mooduliga ja tulistab rannikuala pihta, kus on peidetud vaenlase varjendid. Ja edasi tuleb kõige huvitavam osa. Mereplatvormilt lastakse välja luure ja FPV droone, mis leiavad mõne minutiga üles maskeeritud venelaste positsioonid ja muudavad need täpsete löökide sihtmärkideks. See tähendab, et üks meredroon Barracuda on sisuliselt terve mini eskaader. Barracuda pardale mahub 4-8 FPV drooni. Seda saab varustada rakettide ja isegi kuulipildujatega ning seda saab juhtida ükskõik kui kaugelt. Üks operaator juhib paati, teine samal ajal laseb välja rakette või droone. See on 40. eraldi merejalaväebrigaadi võitlejate arendus. Just sellised platvormid võimaldavadki Ukrainal, kellel, tuletan meelde, praktiliselt puudub klassikaline laevastik, purustada Vene laevastikku, nagu ütles Madjar, tulemusega 136-0 ilma ühegi suure laevata. Ja siin tulebki mängu Euroopa, sest kogu see droonide võimsus ei teki tühja koha pealt, seda tuleb toota lihtsalt tohututes kogustes. Ja siin on 2 võtmemomenti. Esimene, Ukraina on juba jõudnud umbes 10 miljoni drooni tootmiseni aastas. See on juba uue tüüpi sõjakonveier ja Zelenski lubab neid mahtusid 2-kordistada. Teine punkt on värske. Ukraina ja Euroopa Liit tegid eelmisel päeval olulise sammu niinimetatud droonitehingu raames, mis puudutab droonide ühistootmist.
mõte on selles, et Euroopa investeerib Ukraina droonitehnoloogiatesse ja vastu saab seda, mida tal pole. Reaalse, lahingutes läbi proovitud kogemuse. Ja just see ongi tõeline strateegia. Ukraina ja Euroopa näitasid koos kogu maailmale täiesti uut mereväesõja mudelit. Mitte miljarditesse maksvad lennukikandjad, mitte lahingulaevad, vaid odavad, suhteliselt odavad meredroonid, mis parvedena uputavad vaenlase laevastikku ja maksavad sente võrreldes hävitatud sihtmärgiga. Ja see on kogemus. Seda kogemust Ukraina nüüd laiendab koos Euroopa Liiduga. Nüüd teeme kokkuvõtte. Samal ajal kui Sergei Lavrov pritsib sülge terrorismist rääkides ja ütleb, et need fraasid on hullemad kui piraatlus, on tegelikkus selline. 10 päevaga on tabatud 136 Vene laeva. Aasovi meri on puhastatud, Mustal merel tabamuste arve alles avaneb. Krimmi isoleeritakse järjekindlalt droonidega. Ja mis kõige tähtsam, see kõik on etapiviisiliselt üles ehitatud merestrateegia, mida toetavad uued platvormid nagu Barracuda ning Barracuda tööstuslik tootmine 10 miljoni drooni ulatuses aastas, millega nüüd liitub ka Euroopa. See tähendab, et Ukraina, riik, kellel praktiliselt puudub laevastik, hävitab tuumariigi laevastikku. Mõelge selle peale. Ja teeb seda nii tõhusalt, et ainus vastus Kremlilt on neid piraatideks seimata. Öelda, et see on terrorism, see on hullem kui piraatlus. Ainus, mis jääb metsistunud venelasele Lavrovile, sellele hobusele, on öelda, see on hullem kui piraatlus. Mis see siis on? Teate, on üks hea suurepärane märk. Kui vaenlane läheb argumentide asemel solvangute peale, siis tähendab see, et sa tabad täpselt märki. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused. Kirjutage selle saate all kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoidke end, kõike head!